Nii, ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. Täna siis kuidas luua alust enda 5 minuti aiale ehk siis kuidas saada oma aeda selliseks, et see päriselt toimiks 5 minuti aiana. Ja kuna see webinar on ka jätkuks meie väljakutsele, siis me võtame täna sisse ka need väljakutse tulemused, väljakutse saavutused, mis te siin vahepeal tegite, nii et kõigile suur-suur tänu, kes osalesid, kes võimsalt kaasa tegid ja kes oma aias juba nii palju asju on selle eelmise nädalaga suutnud ära teha. Nii et tere-tere kõigile, kes on kohale jõudnud ja meil on täna siis see huvitav asi ka, et meil tuleb aktiivse osaleja auhind välja anda nii väljakutsele osalejale kui ka siis tänasele Zoomi webinaril osalejale, kes siin otse siis aktiivselt kaasa räägib ja kaasa teeb. Nii et ma julgustan väga sind chati kasutama, kirjutama sinna, et me saame pärast selle webinari lõpus ka siin aktiivse osaleja auhinna välja anda või välja loosida. Ja mida me siis täna teeme? Me vaatame üle siis väljakutse tulemused, vaatame taipamised üle, sest et seal oli väga palju olulisi punkte, mida ma tahaks täna sinuga jagada. Ja lähme siis läbi sellest raamistikust, et mis on tegelikult 5 minuti aia aluseks ja kuidas sina seda enda aias siis ka rakendada saad. Sest et olgem ausad, nii mõnigi teist sai selle väljakutse raames aru, et mingisugused tööd saab 5 minutiga tehtud, 5 minutiga saab väga mitmes osas edasi liikuda, aga mingid tööd vajavad rohkem aega, mis ongi väga normaalne. Aga me saame muuta oma aeda 5 minuti aiaks ka niimoodi, et osad tööd me võime täitsa üldse ära jätta, mida meil ei ole vaja teha, üldse ei ole vaja teha. Ja lõpus siis kõige aktiivsema osaleja auhind, see tuleb meil ka välja anda. Nii, ja lõpus, nii nagu ma webinaridel olen ikka jaganud, ma jagan sinuga ka sel korral võimalust, kuidas sa saad siis kindlamal käel muuta oma aia 5 minuti aiaks, ehk siis ma pakun sulle võimalust, kuidas meie saame edasi koostööd teha ja mul on päris mitu pakkumist sul selleks ette valmistatud. Ja täna, et sa saaksid võimalikult palju jällegi kasu, siis võta märkmik, võta paber, pliiats, kirjuta üles, tee märkmeid ja ma küsin lõpus sinult ka ühte sellist olulist kaasavõttu, mida sa tänaselt webinarilt enda jaoks kaasa võtad, et see tund või poolteist ei oleks sulle tühja istutud, vaid et sa saaksid sellest siis maksimaalselt kasu. Ja kui saad, siis lülita välja oma segajad ka, et sa saaksid võimalikult hästi kaasa teha ja kaasa mõelda. Lühidalt sellest ka, et kes ma olen, miks ma seda teen. Ma olen üles kasvanud lillepeenrate vahel selles mõttes, et see koht, kus ma olen üles kasvanud, siin ei olnud varasemalt lillepeenraid, Palusalu aed siis, aga siin oli vana selline rohtu kasvanud taluaed ja selle loomise käigus, kuidas sellest on saanud iluaed, selle juures ma olen olnud 0-st kuni 100-ni, ehk siis minu lapsepõlv on möödunud väga paljuski umbrohuvabasid peenraid kaevates ja see tehnika on mul ikkagi väga hästi käpas une pealt. Ja ma alustasin varakult nii aias kui ka siis võistlustel. Ma käisin esimest korda Eesti nooraadlike võistlustel, kui ma olin 13-aastane ja sealt hakkas see pall nagu veerema, sest et sealt ma sain auhinnatud koha, mis tähendas seda, et ma pidin minema Eestit esindama Euroopasse, Euroopa nooraadlike kutsevõistlustele, mis toimus tol ajal siis Saksamaal Münsteris ja siis ma sattusin mingil hetkel Euroopa Nooraednike Liitu. Õpinguid alustasin Eesti Maaülikoolis, kus ma õppisin maastikuarhitektuuri, sealt edasi vahetusüliõpilasena Viini Maaülikooli ja edasi ka Viini Maaülikoolis siis magistri ma tegin Viini Maaülikoolis ilma vahetuseta, vaid nii-öelda ametlikult. Ja samaaegselt ma töötasin ka eraaedades, ma töötasin Viini Maaülikoolis siis tuutorina ja ühes suures aianduskeskuse ketis ma töötasin samuti püsikute poole peal, just nende hooldamisega tegelesin, pluss siis kliendi nõustamisega. Ja 2014 mul sai see ülikool läbi, lõpetasin ära ja alustasin tööd Saksamaal aiakujundajana ja 2018 tegelikult 2017 ma tulin tagasi Eestisse oma perega siis
oma abikaasa ja esimese pojaga ja 2018 lõime Palusalu aiad OÜ, mille alt me teeme tänaseni erinevaid kujundustöid, ehk siis tegelemegi aedade kujundamisega nii plaani tasandil kui ka siis ka rajamisega sealjuures, aedade hooldamisega, koolitustega, webinaridega. Meil on ka podcast, kui sa ei ole veel kuulanud, siis mine kuula Palusalu aia podcasti ja toome nagu Eestisse maale ka siis aega säästvaid aiatööriistu, mis ei ole lihtsalt tööriistad, et jah, sul on labidas, vaid sul ongi valitud tööriistad, mis aitavad mingil viisil seda tööd oluliselt lihtsustada. Kas siis on töö kaldenurk palju parem, kas siis on kvaliteet parem, et see muld näiteks ei jää kuhugi külge või ta on nagu nii hea teras, et ta on hästi terav, et me väga hindame nagu kvaliteetseid tööriistu, sest et tööriist on väga suur abiline erinevate aiatööde tegemisel, aga kui ta on kehva, siis see abiline võib olla võib-olla 10%, aga kui sul on korralik tööriist, mis teeb suure osa tööst ise sinu jaoks ära, siis sellel on väga-väga suur väärtus. Ja me oleme tänaseni siis Palusalu aedadega kujundanud no kindlasti üle 200 erineva aia, isegi 100 on võib-olla isegi vananenud number juba, et siia on loetud siis nii aiad, mis on rajamises olnud, kui ka siis need, mis on paberil kujundatud. Ja meil on peres 4 last, olen abielus, minu abikaasa on sakslane ja miks me seda teeme, sellepärast, et ma olen täielikult veendunud, et eestlased on väga töökad. Eestlastel on väga palju seda maapinda, aedu on. Noh, teil kõigil, kes te siin otse olete või pärast kordust vaatate, on kindlasti mingisugune maalapp kuskil olemas, muidu te siin ei oleks. Ehk siis see töökus ja teadmised kokku annavad selle tulemuse ja kuna eestlastel sellest teadmisest võib-olla on veel natukene puudu või struktureeritud teadmistest on puudu, siis see on nii-öelda minu ülesanne siin seda rolli täita ja seda puuduolevat kohta, lünka täita ja eestlasi harida, et kuidas nad saavad endale seda 5 minuti aeda, kuidas nad saavad seda ilusat aeda, sest et 5 minuti aed ei tähenda seda, et me paneme betooni maha ja midagi tegema ei pea, vaid see ilupool on ka siin sees ja see on oluline, sest meil on vaja aeda, mis ei ole lihtsalt betoon või lihtsalt killustik, mis umbrohtu täis kasvab ühel hetkel, vaid see on ka lopsakus, see on ka õitsemine, see on ka see loodus, need on need värvid, lõhnad, maitsed, kõik see, mis aiast tuleb tegelikult ja mida me aiast tahame saada. Nii et mina olen veendunud 100-200%, et Eesti aiakultuur on võimalik viia uuele tasemele ja see, miks ma seda teen, ongi see põhjus ka, miks sa täna siin webinaril oled ja miks ma seda webinari sulle siin täna teen. Nii et kui sa nüüd natuke ette kujutad ja silmad kinni paned, sa võid julgelt praegugi silmad kinni panna ja kujutada ette sellist asja, et sul ongi aed, mis on alati korras. Sul kulubki selle korras hoidmiseks üllatavalt vähe aega ja sinu tuttavad küsivad, et kas sa öösel magad ka või sa oledki ainult aias või kas sa oledki ainult nendes lillepinardes. Kui sa nüüd seda natuke ette kujutad ja nüüd võid silmad lahti teha, jah? Et kas see annaks su aiale ja sinu aia pidamisele uue mõtte ja sihi? Kirjuta mulle number 1, kui see annaks ja number 2, kui see ei teeks mitte mingisugust vahet. Et kirjuta mulle siia chati. Sest et me võime aias, me võime väga paljusid asju teha, me võime väga detailseks minna ja tänapäeva infoühiskonnas tõesti see infot levib nii palju ja ma näen oma klientide pealt, mida nad minult küsivad või siis mis teemadega nad aias tegelevad, siis väga paljud teemad ongi nagu väga ebaolulised. Aga kust sa tead, et on ebaoluline? Kui see sinu infovoogu tuleb, siis kust sa tead, et see on ebaoluline? Näiteks üks päev keegi tahtis istutada omale roosi potti, sellepärast, et tal ei olnud kasvukohta veel valmis ja siis ta küsis minu käest, et Maria, et millist potti ma võtan, kui sügavale ma ta seal istutan, millist mulda ma kasutan, kas ma väetan või ma ei väeta, kuhu ma ta panen, kas ma panen ta õue, kas ma panen ta tuppa, kas ma panen ta kasvuhoonesse, kuidas ma temaga käitun.
sest et infot on tõesti väga palju. või siis üks päev keegi kirjutas mulle lausa Messengeri, küsis, et Maria, tead, ma istutasin paar päeva tagasi omale aedortensia tavalise aiamulla sisse, et kas ma tegin nüüd nii valesti, kas ma tegin nagu väga valesti, et kas ma pean ta üles võtma ja uuesti istutama nagu rodomulla või hortensia mulla sisse. ja siis see on see koht, kus ma pean inimesi rahustama, sest et jah, kirjutataksegi ühte ja teist ja kolmandat, aga katsu sa nüüd orienteeruda, et mis tegelikkuses siis nii-öelda tõsi on või mis tegelikkuses õigesti toimib või mis päriselt vajalik on või mis vajalik ei ole. sest et kui me näiteks võtame selle aedortensia teema, siis tegelikult sa ei pea aedortensiat kuhugi istutama happelise mulla sisse või rodo või hortensia mulla sisse, seda sa ei pea tegema, ta kasvab täiesti tavalises aiamullas. aga kui sa oled alustaja ja sul ei ole aiast seda olnud varem, siis, ja sa oled näinud mingit artiklit, kus keegi kirjutab, et jah, peabki istutama niimoodi, siis sa ei teagi enam, mida teha ja kui sa selle artikli leiad hiljem, kui sa oled selle istutanud, siis võibki tekkida see paanika. jah, oled minuga nõus? vot, ja number 1 siit tuli päris palju, et see annab nagu aiapidamisele uue mõtte ja sihi, kui sul on aed korras ja ongi nagu lihtne sellega ümber käia. Aga enne kui me läheme selle 5 minuti aia aluste juurde, ma küsiksin sinu käest seda, et kas sa usud, et 5 minutiga on võimalik oma aeda korras hoida? ja siin on sul lihtsalt lihtne vastus, ei või jah. siin ma numbreid ei hakka küsima, ütle mulle lihtsalt kas ei või jah ja kirjuta mulle see siia chati. nii, praegu tuleb jahid. jah, 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 ei. väga hea. nii, jah, nii, enamus on jah, üks ei tuli ka ikka ära. ma arvan, et neid ei-sid on tegelikult rohkem ka järelvaatamises, et pange järelvaatamises julgelt ka siia video alla kommentaaridesse, kas ei või jah. jah, kuigi raske uskuda, ei väga hea. jah, nii. aga ma toon sulle ühe näite, ühe arvutusnäite Palusalu aia näitel. sest Palusalu aed on tegelikult 5 minuti aed. ja kuidas see siis toimib? Palusalu aia suurus on 2 hektarit, ütleme 2 hektarit, see kujundatud osaala, kujundatud ala, jah. ja siin kulub töötunde nädalas 23 tundi nädalas, see on arvutuslik selline keskmine 7 kuu jooksul. 7 kuud on see selline hooaja aeg, kus siis tehakse välitöid nii-öelda intensiivsemalt. ja 12 kuu jooksul, kui me võtame selle 12 kuu peale jagatuna, siis see on 13 tundi nädalas ja see teeb omakorda 1,85 tundi päevas. et kui me jagame selle päeva peale, ehk siis 13 jagad 7-ga. ja päevas see on siis 1 tund ja 51 minutit. ja kui me võtame nüüd, et see Palusalu aed on ju 2 hektarit, aga me võtame 1 hektari, siis see oleks 55 minutit. ja kui me jagame selle nii-öelda, võtame ainult 1000 ruutmeetrit, et tavainimese aed ei ole võib-olla hektar või 2 hektarit ja ei pea olema nii suur, on ju. et meil on natuke teistsugused eesmärgid selle aiaga. siis 1000 ruutmeetrit, siis selle pealt tuleb 5,5 minutit tegelikult päevas, ehk siis arvutuslikult tuleb Palusalu aed 5 minuti aed. aga jah, loomulikult mahud muudavad seda nagu seda ajakulu igal juhul muudavad. aga kui me võtaksime siit Palusalu aiast jupikese ja viiksime 1000 ruutmeetrise aia peale, siis 5 minutit päevas piisab, et seda korras hoida. siin tuleb veel mingeid nüansse juurde, nendest ma räägin sulle ka kohe varsti lähemalt, aga arvutuslikult, puhtarvutuslikult on see 5 minuti aeg. 5 minuti aed, jah. millel see 5 minuti strateegia siis kõige rohkem põhineb? on see, et sa validki ühe konkreetse töö ja sa tead, mida tegema lähed ja tegema pead. seda te katsetasite ja praktiseerisite nüüd eelmisel nädalal väljakutse raames.
Ja oluline on siin ka see, et sa otsidki enne välja kõik need vajalikud vahendid, mitte ei hakka selle 5 minuti sees kuskil kohmitsema ja kuurist tööriistu kokku otsima. Ja lähed kohale, paned stopperi 5 minutiks käima, ehk siis paned selle stardipaugu endal käima ja hakkad tegema. Ja teedki ainult seda tööd, mitte ei lähe kuhugi aia peale jalutama ja mingit uut asja otsima või mingit puuduolevat asja tooma. Ja sa saadki sellega hoo sisse, sa teed kauem, teed isegi lõpuni, kui aega on, ehk siis te nägite väga paljud ka, et kui te hakkasite tegema seda tööd, siis see 5 minutit muutus 30 minutiks. Ja eriti tulemuslik ongi see 5 minuti tegemine just lühiajaliste või hooajaliste tööde puhul. Et pikaajaliste tööde puhul tulebki võtta 60 minuti strateegia ehk siis 60 minutit võtadki, vaatad, et sul on kalendris ajaauk, kus ma saan 60 minutit midagi aias näiteks teha. Ja nüüd see, et ma ütlesin, et 5 minuti aed ja nüüd ütlen, et 60 minutit, siis tegelikult jah, sa võidki teha mingid päevad, kus sul on hästi tihedad ajakavad, sa teed võib-olla 5 minutit, aga nädalavahetusel võtadki võib-olla 60 minutit või võtad 2 tundi, et teha mingit asja. Ja samas sa arvestad selle ju tagasi jaanuarikuust, sest jaanuarikuus sa ei läinud võib-olla aeda ja ei teinud seal mitte midagi. sa ei saanudki seal mingit kaevamistööd teha. Ehk siis see 5 minuti asi tuleb jagada sul ikkagi terve aasta peale, sa ei saa teda võtta nii-öelda täiesti mustvalgelt praegu kevadisel ajal. jah. Ja mis sellele strateegiale väga palju siis kaasa aitab, on see, et esiteks sa ei lükka asju edasi, sest et mida rohkem sa neid asju edasi lükkad, seda suuremaks nad muutuvad, seda suuremaks nad justkui siin peas muutuvad ja raskemaks. Ja väiksed asjad proovigi kohe ära teha, et kui sul see võimalus tekib, siis tee need väiksed asjad ära. Noh, hea näide on siin näiteks, et sa teed mingit rohimist või mingit pealsete korrastust, lõikustööd ja lõikad need maha, viskad kuhugi hunnikusse ja jätad selle hunniku näiteks sinna aianurka seisma. Sest et tegelikult see hunniku äraviimine on väike asi, võib-olla sul ei mahu sinna 5 minuti sisse see ära, aga tee see ühe soojaga ära, sest et kui sa selle jätad sinna, siis sa pead hakkama jälle mõtlema, et no millal ma leian selle aja, et see käru võtta ja reha võtta ja need oksad sealt kokku viia või pealsed ära koristada. Siis suured tööd jaga juppideks, pluss järjepidevus on see, mis siin on võtmeks. Kui ongi uute istutusalade rajamine, kui on umbrohuvabade alade tegemine, siis see juppideks jagamine, hammustamine, tükkideks hammustamine on see, mis aitab ka jälle 5 minuti strateegiale väga palju kaasa, et see toimiks. Ja me jõuame varsti ka selleni, et mis ettevalmistused peavad sul olema tehtud lisaks sellele, et sa võtad oma tööriistad, aga ka see loeb väga palju, et kuidas sul see aed siis üldse rajatud on, et see 5 minutit sinu aias toimiks. Sest et kui ma küsiksin nüüd, et kellel praegu toimib see 5 minuti strateegia, siis ma võin seda küsida praegu, et kas on kedagi, kellel toimib praegu see 5 minuti strateegia, et kui sa terve aasta peale arvutaksid, siis kas sul on 5 minuti aed? Kui sul on, siis pane jah, kui sul ei ole, siis pane ei. Ehk siis mõned teist on ka juba sellise aia omanikud, kellel see 5 minuti aed toimib. Jah, näed, mõned, üks jah, ei veel, ei tea, jah, näed, mõned jahid juba tulevad. Ehk siis, kui sul näiteks lillepeenardes ei ole naati, siis sul on see 5 minuti aed juba käes. Noh, tegelikult sõltub ka sellest, mis sa sinna peale oled istutanud, aga kui sul see naat ja püsililled ei ole nagu kombos enam, siis see asi muutub nagu kordades lihtsamaks. Siis tööriistadega on ka nii, et tööriistad vii pärast oma kohale. jah, et tööriistadel on ka oma roll, et sa mõtled küll, et jah, ma teen selle 5 minutit ära ja siis noh, ma homme tulen jälle, teen oma 5 minutit ja ma võtan need tööriistad siitsamast kohast, et siis ei pea homme uuesti tooma. aga tihtipeale on see, et
jah, hea mõte, aga elu tuleb vahele, ehk siis homme sajab hoopis vihma või on nii külm, nagu ma ei tea, eile oli, et ei tahagi õue minna ja siis see käru sul sajab vihma täis ja, ja siis ongi nagu kõik, jah. ja Merit kirjutab, et kui naadiga leppida, siis toimib, jah. jah, aga naadiga ei pea leppima, naadiga võib leppida ja on mõistlik leppida sellistel aladel, kus sul ongi puhas naadiväli ja kus ta on sul majast nagu eemal, ehk siis kui me saame teha selliseid looduslikke, poollooduslikke koosluseid koos naadiga. aga kodu lähedal naadiga sellist ilusat kooslust väga ei anna luua, ehk siis sealt tuleb see naat ikkagi välja võtta. ja hunnikud vii kohe komposti, et see hunnikute teema on, mul ema räägib kogu aeg seda lugu, kuidas Adolf Vaigla, kes oli Räpinas siis väga no ma arvan, et ta oli üle Eesti tegelikult väga tuntud aednik, aretaja, sirelite aretaja. tema rääkis kogu aeg sellist lugu, et kui sa teed tööd, siis korista hunnikud alati oma järel ära ja seda peab kindlasti tegema ja mina pean seda ka veel õppima ja praktiseerima, nii et see on üks nipp, mis töötab alati, mis on väga-väga oluline, nii et kui sulle tänasest muud ei ole, mida kaasa võtta, siis kirjuta endale see ära, et oma hunnikud koristad samal päeval ära, kui sa nad tekitad. nii, ma jagan mõnda tulemust ka siis, mis siin väljakutsel te siin toredasti fabritseerisite ja, ja loen siis mõned ette, et kui lähed 5 minuti mõttega liikvele, siis tegelikult kujuneb see aeg tavaliselt pikemaks ja rahuldus tehtud tegemistest pärast seda suuremaks, kui üldse poleks midagi teinud. et see annab nagu väga hästi selle edasi, et kui sa ei oleks nagu üldse läinud, siis oleks mõelnud, et ah, ma pean seda tegema, aga kui sa lähed kas või 5 minutiks, lubad endal 5 minutit väljas kas või, no ma ei tea, mingi asja ära teha, siis sellest võib tulla midagi palju suuremat, aga sa oled nagu andnud selle stardipaugu ka ise ja lubanud seda iseendal nagu teha. siis Jaanika kirjutas, et olen katsetanud seda 5 minuti reeglit, töötab. tänase video põhjal mõtlesin, et tõesti on hirmutav suur peenar, aga kes keelab jupiti teha? kui algus tehtud, siis tuleb tahtmine rohkem teha. motivatsioon tõuseb. just, ja nii ongi, et sa näed, et jah, ma liigun edasi, ma ei liigu tagasi, vaid edasi. siis Maive kirjutas, et tegin 5 minuti väljakutsena täna kompostihunniku ümberkaevamise ja mustnälkijate munade otsimise ära. ühtegi muna ei leidnud, ilmselt sügisese mürgitamise tulemus. natuke kaevasin ka peenreservi ja jagasin ainuroo ära. tunne võrratu, stress unustatud ja ajaliselt kujunes 5 minutit kogemata 1,5 tunniks, sest õues olla oli nii hea. just, ja see ongi täiesti nagu okei, et kui sul see läheb pikemaks see aeg, jah. ja sa võidki siis panna, kui sa hakkad omal mingisugust päevikut pidama, et sa kirjutadki üles, et nii mitu minutit ma täna siis selle aia heaks tegin, siis võidki panna kirja, et näed, 1,5 tundi, aga võib-olla homme sa tõesti ei saa ajaliselt aeda tulla, aga siis ongi sul puhvris natuke siin aega. ja meil on tehtud Unistuste aiaklubi sellised 5 minuti kleepsukesed, et kui sa oled teinud 5 minutit aias ära, noh, kas see on sul siis 10 minutit või 20 või 2 tundi, mis iganes, aga 5 minutit on tehtud, siis selle 5 minuti kleepsukese sa kleebidki kalendrisse, et ongi tehtud ja siis saad pärast tagantjärgi vaadata, et oh, kui tubli sa tegelikult olnud oled, et sa oled oma aiaga tegelenud. siis Jaanika jagas ka sellist asja, et kuused said mõni päev tagasi langetatud ja oksad saetud 620 meetrit, ei, 20 meetrist kuuske, niipidi äkki. oligi kerge paanika, et annan otsad, kui kõik see tehtud saab, see tähendab oksad kokku. võtsime rahulikult ja mõtlesime, et teeme vaikselt, kuni jaksame. täna sai kuuseoksad kokku kogutud, aga et ennast mitte tappa, sai tehtud plaan ja mõeldud läbi, kuidas taktikaliselt paremini toimida. plaaniks läkski 5+ minutit ja kohvipaus. jah, et sellised suured tööd saab teha nii-öelda tehtavamaks selle 5 minutiga väga-väga edukalt. siis Ülle
koduse töö alla paigutan hetkel oma aias esimese ja suurema püsikute ala ettevalmistuse, kuna aed asub täielikult paepinnal ja savine, ei saa seda tegevust edasi lükata. Ala on poolkaares ja teine serv on looklev. jah, olen ka 5 minuti reegleid järginud, eriti kui teine tubane töö vajab kiiret valmistamist. näiteks vaja juba kasta taimed ja mõned potitaimed, kuna hakkab muld kiirelt kuivama, pole sadanud pea kuu jagu. 5 minutit olen suvelillekülvid kasvuhoonesse teinud, ikka õhtuti läbi mõelnud järgmise päeva tegemised, siis hea alustada. nii, kaunist kevadet kõigile. just, väga hästi. Nii, siin on veel mõned, mis me võtsime sisse. minu 5 minuti tööks oli pojengi põõsastest võilillede väljajuurimine. 2 suuremale põõsale kuluski see aeg ja täna on ikka jälle Palusalu aiast saadud võililleharki, ilma milleta ei kujutaks sellist tööd enam ette. just praegu ongi see võilillehargi kasutamise aeg. ehk siis püsikute seest sa näed, kus on võililled. praegu on see aeg, kus need tuleb välja võtta, sest et paari nädala pärast, kui püsikutel on pealsed juba suuremad, siis sa ei pruugi enam neid näha, esiteks, ja teiseks sa ei saa enam neid hästi kätte. ja muidugi, mida väiksem on võilill, seda kiiremini ta tuleks välja võtta, sest et suurt sellist võimast võilille püsiku seest kätte saada, selleks läheb juba labidat vaja. aitäh, see 5 minuti reegel on küll hea nipp aias, läheb vaja meeldetuletuseks, kui juba mitmeid päevi oma uut püsikute ala kaevamas ja on vahel vaja ka ära käia. tagasi teile aeda, leian jälle ennast midagi muud tegemas, siis kohe ka katkestanud ja naasen oma kindla töö juurde, sest siht on sirge, eesmärgini jõuda. Jõudu tööle. just, et see 5 minuti asi on ka see, et sa ei kalduks teelt kõrvale ja jätkaksid seda oma eesmärgi suunas liikumas, sest et muidu tuleb see, et rapsin siit ja rapsin sealt ja tulemust ei ole. mis on siis need vajalikud etapid, et sul see 5 minuti strateegia toimiks? ma soovitan vaadata praegu oma aed üle, ehk siis oma praegune aia seisukord, et mis on praegu kõige rohkem aega nõudvad tööd sinu aias. ja ka sellised tööd, mis on siis väiksemad, võib-olla nädala, kuu, hooaja jooksul, aga ka pikemad tööd. et teha nagu selline ülevaade, et mis sul üldse oma aias aega võtab ja kui palju võtab. näiteks kui sul kevadel on külvitööd võib-olla, mis võtavad kõige rohkem aega või siis, ma ei tea, peenrakorrastustööd, siis mida sa seal külvitöödes külvad köögivilja, võib-olla külvad, ma ei tea, suvelilli, külvad, ma ei tea, konteinerlilli, neid, mis sa amplisse paned. mis on need tööd, mis võtavad aega ja siis tuleb vaadata, et kas ma saan neid elimineerida. porgandi külvamist, kui sa tahad porgandit saada, sa ei saa porgandi külvamist elimineerida. aga kui sa tahad saada lilleilu, õitsat ilu ja sa oled seni teinud seda näiteks suvelilledega, siis seda sa saad elimineerida, kui sa tahad teha kui sa tahad nagu seda 5 minuti strateegiat sisse võtta, sa tahad seda lilleilu saada, aga mitte suvelilledega, sest et need nõuavad rohkem näiteks ettekasvatust, teatud suvelilled. sa saad seda ka teha näiteks püsikutega. jah, püsikud tulevad igal aastal uuesti ise, sa ei pea nende jaoks suurt midagi tegema. või siis sa pead igasuguseid külve ju kastma, vaatama, nagu kätt pulsil hoidma praegu, et nad sul läbi ei kuivaks. praegu on õnneks jahe olnud, aga läheb meil kasvuhoonetes, läheb päris kiirelt, läheb soojaks ka, ehk siis päike tuleb välja ja temperatuurid lähevad kõrgemaks, siis sa pead iga päev, mõnikord 2 korda päevas oma kasvuhoonet kontrollima, et seal midagi läbi ei kuivaks. kui sa näiteks midagi ette kasvatad. jah, ja kastmise osas ka, et kas sa kastad ja mida sa kastad ja kas seda päriselt on vaja, et väga kriitiliselt mõelda, et kas seda päriselt on vaja, seda kastmist ja mis kastmist on vaja. näiteks kui püsilille peenrad on sul aias, siis püsilille peenrad peavad olema niimoodi kujundatud ja üles ehitatud, et nendele mingisugust kastmist, lisakastmist vaja ei ole, nad peavad ise hakkama saama.
või siis rohimise osas ka, et mida sa rohid, kui tihti sa rohid. Väetamise osas, mida sa väetad, kui tihti sa väetad. jah, et kas taimede eluks on väetamine vajalik või see ei ole nii väga vajalik? Või toestamine, et mida sa toestad, kuidas sa toestad ja kas see toestamine on vajalik? kui sul on väga palju toestust vajavaid taime aias, siis see on automaatselt suur ajakulu. aga kuidas me seda vähendada saame? Istutame taimi, kes ei vaja toestust. sealt tuleb nagu see suur vahe sisse. Siis kui me alustame nagu sellest nullist, et kuidas selle 5 minuti aeda üles ehitada, siis esimene asi on alati see, et me planeerimegi aia selliselt, et selle pidamine võtaks vähe hoolt. kui see 5 minuti aed on sinul nagu eesmärkide, ma ei tea, nimekirjas ja sa tahad seda saavutada, kui sa tahad seda saada, et su aed ei võtaks kogu su aega ära, vaid sa saaksid teda ka nautida, sa saaksid tast rõõmu tunda ja ta püsikski suuresti ise korras. Ja see ei tähenda seda, et sa peaksid lillepeenardest loobuma. Palusalu aed, kes on käinud Palusalu aias, siis meil on 5000 ruutmeetrit. 5000 ruutmeetrit istutusalasid, selliseid alasid, aga ka sinna sisse on loetud köögiviljaalad, mis on nagu avatumad alad, avatud mullaga alad. et see siin on 5 minuti istutusala. ja suvel ei ole siin istutusalal midagi muud teha suuresti, kui ainult peenraserva hooldada. Siis väldi kitsaid nurke ja läbikäike, nurki ja läbikäike. siin on mõeldud seda, et kui sa oma aeda planeerid, siis väldi neid kitsaid läbikäike. Need on, isegi kui sul robot aias toimetab, robotile ka need ei meeldi, et need kitsad kohad, läbikäigud, need on alati problemaatilised. mida lihtsam, mida selgema joonega sul on näiteks istutusalad, seda rahulikum ta visuaalselt on, aga teisest küljest on teda lihtsam ka hooldada. Siis ikka ja jälle see, et taimed istuta istutusalale, et sa saaksid sealt ümbert lihtsamini niita. no siin on näiteks muruala konkreetselt ja kõik taimed, puud, põõsad, püsililled, sibulilled on siin selle istutusala peal koos, mitte ei ole eraldi kuskil muru sees. meil on muru sees ka mõned üksikud puud, aga ütleme, 99% taimedest on kõik kuskil istutusala peal. Siis väldi kohti, kus peab manööverdama. näiteks igasugused keerulised servad, ussikujulised servad, need manööverdamiskohad on ka, mis justkui tundub, et jah, ma saan hakkama, ei võta see midagi nii palju aega, siis tegelikkuses need võtavad ka aega ja see kumuleerub kõik, see muutub kõik nagu suureks selliseks ajapalliks. ja mõtle paberil loogiliselt läbi. kui sa ei ole paberil oma aeda läbi mõelnud, siis ja kui sa ei ole näiteks ka professionaal või sa ei ole aiakujundaja, kes seda igapäevaselt teeb, siis kuigi ka neil võib tulla vigu, kui paberil läbi ei mängi, siis paber on imeline vahend, kus välja joonistada, kus kasvõi käsitsi joonis teha, mõõtudega mõõtkavas joonis, see aitab väga palju sul seda aeda nagu paika saada. ja muster. mis asi see muster on? muster tähendab seda, et sul on siis noh, kuidas need alad hakkavad sul paigutuma näiteks aia lõikes. no siin on üks aed, kus on 2 istutusala siin terrassiservades, siis üks kaugemal vaates, ehk siis moodustabki mingisuguse aia piirde ja tausta, siit tagantpoolt tuleb juba naaber vastu. et see muster tähendabki seda, et kuidas need alad on paigutatud, millise kujuga nad on, millise suurusega nad on. ja siis pärast tuleb peale see taimestus, ehk siis mis siin selle mustri sees on. no see, kui see on siis mustrijoon, siis siin sees on mingisugused taimed, et kuidas need on siis paigutatud, need on nagu veel eraldi järgmine samm ja ka nende taimede valik ja taimede paigutus määrab ära, et kas mul on siis 5 minuti aed või mul on mingi rohkema aja aed, jah. ehk siis need taimed, õiged taimed ja istutusplaan. ja taimede valikul on esimene reegel see, et
arvestada tuleb alati kasvukoha tingimustega, ehk siis mis on need kasvutingimused, mis on sul sellele, mis sul selles aias taimedele pakkuda on. Ja alati me saame luua aia palju parema ja nagu ilusama, kui on arvestatud kasvukoha tingimustega ja taimed näevad head välja, kui nad on sobivatel kasvutingimustel. Kui seda arvestatud ei ole, siis me ei saa ka ei ussi ega püssirohuga neid taimi nagu korda. Isegi kui me väga kastaksime ja kogu aeg väetaksime ja oleksime nagu nende taimede jaoks kogu aeg igal viisil olemas, siis isegi siis me ei saaks neid taimi nii uhkeks ja lopsakaks, kui me valiksime kohe alguses õige kasvukoha. Noh, sa kasvukohta valida ei saa selles mõttes, et see on sinu aias olemas, aga see tähendab seda, et sa valid sinna õiged taimed. Jah, et kellel oli näiteks paepealsed mullad ja paepealsed aiad, siis tuleb nüüd vaadata, kas see on kuiv või ta on pigem saavikas ja märg, siis sellele vastavalt need taimed valida. Ja sellised taimed, kes on õigele kasvukohale, noh, ma ei saa öelda õigele kasvukohale, vaid õiged taimed on valitud sellele kasvukohale, mis sa talle pakud, siis nemad vajavad väga palju vähem hoolt. Vähem kastmist, vähem toestamist, vähem väetamist, neil on vähem haiguseid, nad on palju tugevamad, nad püsivad üle talve palju paremini. Et kui sa näiteks paned hosta ja kipslille omavahel kõrvuti või aedliiklille kõrvuti, siis jah, nad võivad isegi kasvada, aga oma kasvukoha tingimuste poolest hosta on ikkagi varjuaialill, kipslill on täispäikeselise ja sellise kuiva liivase kasvukoha lill, aedleeklill on päikselise ja siukse parasniiske huumusrikka kasvukoha lill, Faaseni naistenõges on jälle sellise kuivema kasvukoha lill, päikselise kasvukoha lill. Nad võivad kasvada omavahel koos, aga üks nendest siis kiratseb, oleneb, mis see kasvukoha tingimus, kuhu suunda see siis jääb. Ja teine asi selle juures on ka see, et nad konteksti poolest ei sobi kokku, sest et üks ongi nagu täiesti sellistest avatud maastikelt pärilt ja teine ongi puistutelt pärit, puistumetsade kasvukohtadelt pärit. Et nad konteksti poolest ei sobi omavahel kokku. Ehk siis inimese silm saab kohe aru, et midagi on valesti, ei saa aru, mis on valesti, et see efekt on isegi äge, aga midagi on justkui valesti. Ja see ongi valesti, et see kasvukoht seal taga nagu ei toimi. Vesikanepi saad aedmunardaga näiteks väga hästi kokku panna, et mõlemad kasvavad parasniiskel mullal, päikese käes, kukesaba sobib sinna juurde, aga kukesaba ja ogaputk omavahel kokku ei sobi. Ogaputk on ikkagi päikeselise ja kuivema kasvukoha liik, kukesaba on pigem niiskemate ja parasniiskete kasvukohtade liik. Ogaputk raudrohuga jälle sobib väga hästi kokku, et raudrohi saab ka kuivemal hakkama. Ja istutusplaani puhul, mida jälgida, on siis see, et taimed kataksidki kogu ala. Et sa planeeridki taimed niimoodi, et nad kataksid kogu ala. Loomulikult nad ei kata seda ala esimesel või ka teisel aastal, aga kuskil 3.–4. aastal on suur osa alast kaetud. Ja tegelikult on ka niimoodi, et isegi kui sa tuled näiteks Palusalu-aeda vaatama, siis Palusalu-aias on ka mingeid tühje kohti ka suvisel ajal. Ja miks see on? Sellepärast, et isegi kui me ideaalselt plaani teeme, siis võib juhtuda, et mingid taimed ikkagi sellel kohal mingitel põhjustel ei kasva. Aga need on nagu väga minimaalsed kohad, ehk siis suur osa on kinni kaetud ja suur efekt tuleb sellest hoolimata. Pluss siis see, et Palusalu-aias on see, et me praegu ka näiteks uuendame mingeid vanasid alasid, sest et see aed on juba üle 20 aasta vana ja mingeid alasid me teeme täiesti uueks ehk siis uut disaini peale, et ei ole nii, et me nüüd rajame aia ja siis las ta 50 aastat olla, et päris nii see asi ka ei toimi, et öeldakse, et nagu püsiku istutusala eluiga on kuskil 7–10 aastat. Aga seda saab pikendada teatud nippide ja teatud trikkidega, et ei pea 7 või 10 aasta tagant hakkama uuesti täiesti nullist rajama.
aga jah, oluline, et kui sa planeerid, siis taimed katavad kogu ala ära. Siis tuleb jälgida ka ala muutumist terve aasta jooksul, et kuidas need taimed muutuvad. Üks on õitsemine, see on nagu paljudele teada, et jah, ma jälgin õitsemist, aga see ei ole kõik, see ei ole pooltki. Sellepärast, et taimedel on erinevad kasvukujud, osad kasvavad püstiselt, neil ei ole kuskil mingeid lehestikku siin maad ligi, vaid ongi varre peal lehed näiteks. Noh, näiteks siin on hiid-iisop näha, temal on lehed varre peal, aga alt on ta päris maa lähedalt, ta jätab maa vabaks, et ta ei kata mingit mullapinda või niimoodi. aga on ka taimed, kes siis katavad mullapinda, et see mullapinna katmine on ka hästi oluline teema. Ja puude täiskasvanud suurusega tuleb kindlasti arvestada, sellepärast et puud kasvavad igal aastal suuremaks ja, ja see on see koht, mille puhul minnakse tihtipeale orki, on see, et alguses on nad väiksed, istutame tihedamalt. jah, me võime istutada ka tihedamalt, aga siis ma ei tea, 10 aasta pärast me peame osad puud maha saagima või ümber istutama. et see peab olema teadlik valik ja teadlik otsus. ja vahet ei ole, kas sa teed selle plaani käsitsi või arvutiga. ma saan käsitsi teha sisuliselt samu plaane, kui ma saan arvutiga teha, aga vot see sisu on see oluline, et mis taimed seal koos on. Siis 5 minuti aia aluseks on kindlasti umbrohuvabad istutusalad. jah, ma küsin vahelduseks, kellel on juba umbrohuvaba istutusala, pane number 5 ja kes on sinnapoole teel, pane number 6. või noh, kas on teel või veel ei ole, aga tahad sinna kunagi jõuda võib-olla. nii, 5, 6, 5 ja 6 vahel, just 6. ja pane number 7, kui sa ei mõtlegi, et sellest naadist nagunii lahti ei saa, et ma ei hakka vaeva nägema, sa võid panna 7 ka. kui sa mõtled, et ei ole mõtet. nii, igatahes 5-6 on ilusti olemas. ma ütleks, et isegi võib-olla juba pooleks, ehk siis tubli töö, väga tubli töö. mis on selle umbrohuvaba istutusala eelis, on see, et sul jääb ära võitlus püsiumbrohtudega. jah, sa ei pea enam naadiga võitlust pidama, sa ei pea ohakat otsima, sa ei pea oraseinaga tegelema, ei pea osjaga tegelema, kassitapu, seatapuga. aga see vajab eeltööd, see vajab ettevalmistust ja ka järelhooldust teatud umbrohtude puhul, et naat on kõige lihtsam. miks ma kirjutasin raamatu Naadimetsast paradiisiks, sest et naat on kõige-kõige lihtsam. kui sul on naat ja mitte midagi muud, siis sa võid täielikult tänulik olla, sest et see on nagu kõige lihtsam asi üldse. sellepärast on ta minu üks lemmikuid umbrohtusid ka. hooldus ongi 1 korda kuus või isegi harvem. kui sul on umbrohuvaba istutusala, siis hooldus ongi 1 korda kuus või veel harvem. ja seda rajamist me oleme teinud ikka hektareid ja õpetanud ka klientidele ja näed, siin chatis on ka pooled on juba sellega hakkama saanud, nii et väga tubli töö. jah. ja süsteem ja järjepidevus on ka siin olulised, et kui sa täna kuuled seda webinari ja lähed nüüd Lavidaga homme või peale seda webinari lähed aeda, ütled, et Maria ütles, et ma pean nüüd puhtaks kaevama, aga sul ei ole seal süsteemi taga ja sa ei tea, mida see järjepidevus endast pärast kujutab, siis ma ei tea, kuu aja pärast sa lööd lihtsalt käega. et see süsteem on oluline, et seal on see ridarea haaval, kiht-kihi haaval, seda süsteemi saab õppida koolitustel, me teeme selleks erinevaid koolitusi, ka Palusalu aia avatud aiapäeval. ma näitan natukene näpuotsaga seda, et kuidas seda umbrohuvaba istutusala rajada maikuus näiteks sel aastal. ja see järjepidevus ka järelhooldusel on oma roll. naadi puhul on see oluliselt lühiajalisem, osja puhul võib see mitu aastat veel kesta. jah, ja naat tuleb kõrvalaiast ja sellest vabaneda ilmselt ei saa. jah, ja siin tuleb see asi ka, et ütleme, et naaber on nii laisk ja lohakas ja tema naat tuleb minu aeda. jah, me ei saa naabriga midagi pihta hakata, naaber las teeb oma otsuseid ja asju, aga meie saame enda aial ise otsustada, enda aias ja
enda aeda niimoodi piirata, et sealt naabri juurest edasi sisse ei tuleks. ehk siis me saame alati enda krundil teha sellised otsused, et meil on umbrohuvaba ja see naaber ei puutu tegelikult asjasse, et me saame piirata ära naabri asjad. Ja siis see aed võib sul selline välja näha, see on nüüd Anneli Ainasti pereaed Jõgeval. võib-olla keegi teist on ka käinud seal, et siin on vanaaia osa on nüüd, no ütleme, see ala ongi tegelikult vanaaia osa ja siin keskel oli tal nartsissipeenar. et siin oli naati sees, oli osja sees ja mingites kohtades on veel osja sees, millega ta tegeleb. aga naadist ei ole haisugi. jah, naadist ei ole enam ammu haisu ja seda ta suudab ise oma perega korras hoida. tal on nüüd 5000, kui ma nüüd ei eksi, kuskil 5000 ruutmeetrit on kogu see ala, mis tal on. ja ta ei ela seal igapäevaselt kohal, ehk siis ta ei saa iga päev seal käia korrastamas. või siis siin on ka nüüd üks aed Saaremaalt, Kersti Vaga aed, ka lopsakalt täis istutatud, hästi kehvad tingimused nüüd vastukaaluks Anneli aiale, et temal seal Saaremaal on siis hästi kivine, kuiv ja seal oli siis kassitapp probleemiks ja on ikka veel, ehk siis Kersti tegeleb selle kassitapuga ka veel, aga üldpilt on täiesti korras ja seda aeda Kersti täiendab veel ühe suure istutusalaga õige pea. siin on üks pilt Ülle Uljata aiast, kes tegi oma aia nüüd selle aiakujunduse kursuse raames, kellel olid enne siin okaspuud, aga ta tahtiski seda nagu ühtlasemaks saada ja nagu seotumaks saada, et tekiks tervikpilt. ja see on tal ka nüüd rajatud umbrohuvaba istutusala põhimõtteid arvestades. siis neljas asi, mis 5 minuti aia puhul kindlasti nagu oluline on töövõtted ja tööriistad. ehk siis, kui näiteks labidaga valesti kaevata, pole puhast maad, aga tasuks saad siis haige selja, et sa võid valesti kaevates ka oma umbrohtu väga ägedalt paljundada. jah, võib-olla keegi on ka seda juba nii-öelda oma nahal tunda saanud. et kui sa naati lähed kaevama ja tükeldad ta ikkagi korralikult ära, siis jah, teed paljundusvälja või siis sõidad friisiga näiteks üle. jah, olen näinud, olen läbi tunda saanud, et väga hästi saab paljundada. siis kui valel ajal kaevata, on oluliselt raskem ja ka suurema ajakuluga. ehk siis see ajafaktor on ka, et millal sa seda kaevamist teed. kui praegu on hästi pikalt olnud tegelikult kuiv periood ja ka raskemad mullad, sellised savikamad mullad on tahenenud, siis passi väga peale, et mis on see õige aeg, millal sinu muld on niisugune mõnus mure. ka savine muld võib olla mure, aga õige niiskusastmega. ja kui ta on väga märg, siis ta jääbki lavida külge ja väga palju raskem on seda tööd teha. siis väikese käpaga kükakil kobestamine näiteks, et ikka näen seda ka, et osad inimesed teevad veel selle väikese käsikobestiga oma aiatöid. see võtab väga palju aega, võtab selga, võtab põlved haigeks. et kas sa tahad seda teha või sa võtad ikkagi pika varrega kobesti ja teed seda püstijalul, mitte ei ukerda seal nii-öelda peenra vahel maas. muideks meil on tulemas juunikuus ka aiahooldustöövõtete koolitus koos Reet Palusaluga, et kui sa tahad seda õppida päriselt, siis hoia silmad lahti või kirjuta meile ja tule sinna osalema, et sa saaksid õppida päris tehnikaid, kuidas saada kiiremini, kuidas saada efektiivsemalt, nii et sellel tööl ka tulemust oleks. siis teravad tööriistad. teravad tööriistad, kõik tööriistad, millel on tera, peavad olema teravad. jah, miks muidu nende nimi on tera? Nendel tööriistade küljes on mingisugune tera, jah, peab olema terav. multsimine aitab ka tööd säästa, vähendada.
aga multsimine on harjutud enda jaoks seostama purustatud okaspuukoore multsiga, mis mõningatel tingimustel toimib ja mõningates olukordades on täiesti õigustatud, aga püsilille peenardel, roosipeenardel ei ole see kõige parem valik ja püsikutele roosidele see purustatud puukoor ei sobi. Ehk siis multsimaterjale on teisigi, on näiteks freesturvas, on kompost, on purustatud puuleht, on isegi muruniite võib sinna multsimaterjalide alla panna, liiv, orgaanilised multsimaterjalid ja anorgaanilised multsimaterjalid, siis igasugused kivikesed, killustikud. Vot need on niisugused raskemate killast. Et alguses võib tunduda küll, et kõik on plats puhas ja hoiab ilusti puhtana, keegi seal ei kasva, aga see on petlik, see on väga petlik ja ähm, maksab hiljem väga valusalt kätte. Oluline juures ongi ka õige aeg, ehk siis millal sa seda tööd teed. Väetamise puhul, kaevamise puhul, muru õhustamise puhul näiteks, taaliate istutamise puhul. Noh, taaliate puhul inglased praktiseerivad seda, et nad istutavad enne potti, ajatavad natuke, kasvatavad pealseid ja siis istutavad nad õigele kohale peenrale. Aga kas seda tegelikult on vaja ja kas sa tahad seda mölimist ja kas sul on teda vahepeal panna kuhugi selle potiga? Ja kas see annab tegelikult midagi juurde? Palusalu aias me ei istuta taaliaid kunagi ette, me istutame nad otse kasvukohale. Ehk siis noh, me oleme, kuna meil see aed on nii suur, siis me oleme neid praktikas kasutame väga palju võtteid, mis vähendavad aega ja ajakulu, sest et muidu ei oleks võimalik seda aeda korras hoida sellises mahus ja sellises noh, ja sellise tulemusega. Et alati vaata, et kui sa taaliat tahad, taalia on selles mõttes töömahukas, et sa pead ta keldrisse viima, keldrist tooma, maha istutama, et ta ei ole püsik, mis ongi, püsib oma koha peal, vaid sa pead temaga tegelema. Aga miks me temaga tegeleme, sest nad on ikkagi nii ilusad ja meil on muu asi nagu väga hästi toimib seal taustal, et sellepärast me saame sellist lisamängu endale lubada nii-öelda. Aga seda lisapotistamist, vot seda me endale ei luba, see on nagu mõttetu meie jaoks. Noh, multsimaterjalid ja siin on üks näide nüüd sellest Anneli Sainasti aiast, kus on siis purustatud puulehte kasutatud värskele või noh, ümber kujundatud istutusalale, et siit on nüüd võetud välja naat ja osi, mis siin oli sees olemasoleval istutusalal, ehk siis osad puud, põõsad olid siin juba olemas ja kohe kaetud ära ka siis purustatud puulehega, et üheaastane umbrohi kasvama ei hakkaks. Siis täpsus, perfektsus on ka oluline. Ongi see küsimus, et kus on vaja seda järgida, noh näiteks pinnase ettevalmistusel või planeerimise juures ja kus ta muutub takistavaks teguriks. Ehk siis, kus ta hakkab aega sööma, planeerimist nagu edasi lükkama. Noh, taimevaliku puhul on ka näiteks, et kui sa taimi tunned, siis ta on nagu hästi lihtne, aga see perfektsus taimede valiku puhul võib ka muuta selle taimevaliku hästi raskeks ja takistavaks teguriks muutuda. noh, kui me hakkame näiteks süvenema, et mis värvi taimi ma nüüd tahan ja kuna sorte on nagu hästi palju ja kui me tahame, ma ei tea, punast monardat või roosat monardat ja siis on need kõrgused seal, et kas see on oluline või kui palju see on oluline. Ehk siis mõõdukus on ka niisugune võtmesõna. Või siis perfektsus jälle, kui me näiteks tahame roosi istutada potti ajutiselt, siis perfektsus on see, et ma ostan nüüd selle roosi mulla selleks istutuseks, aga tegelikkuses see ei ole oluline, see ei ole absoluutselt oluline, mis mulla sisse sa ta seal potis istutad, kui sa ta nagunii kuu aja pärast kuhugi maha istutad või 2 kuu pärast. Oluline on see, et ta ei oleks sul päris puhas freesturvas, happeline turvas, vaid ta oleks ikkagi midagi neutraliseeritud, aga mis ta täpselt on, see pole oluline. Ja otsustamine, et nüüd ongi hea, et mille järgi sa saad aru, et kas see on nüüd liiga palju või see on liiga vähe, ehk siis kelle käest sa küsid, et saada seda vastust. Et siin ongi see koht, et seda infot on nii palju, aga kelle käest sa küsid, et kas see nüüd sinu aia kontekstis teha nii või teha naa. jah,
jah, Falki, ma vastasin ära juba selle naadi teema, et sa oled ajast natuke maha jäänud. et naadi teema oli siin vahepeal, jah. Ehk siis otsustamine on jah see, et millal detailidesse laskuda, millal nagu olla väga täpne ja perfektne ja millal võib selle perfektsuse nagu tagaplaanile jätta ja millal ei pea olema nii perfektne. Et see tuleb kogemusega kindlasti ka, see tuleb õppimisega, see tuleb erineva tegevusega, tegutsemisega. Ja loomulikult sa saad küsida ka kellegi käest, kes on teinud seda nii ühtemoodi kui teistmoodi. Võid Unistuste aiaklubist tulla küsima näiteks. Nii, siin on nüüd ka üks istutusala paepealsel kuival Saaremaa mullal Kersti Vaga aias. Hiid-iisopid õitsevad. Et ma ei teagi, mis mõttega ma selle siia praegu juurde panin. Lihtsalt ilus pilt. Nii. Ehk siis, kuidas seda kõike rakendada ja ellu viia. Kui sulle nüüd tänane webinar või siis väljakutse nädal tekitas küsimusi juurde, millele sa vastust ei saanud, et ma proovisin siia väljakutse küsimusi ka sisse põimida. Kui sul on veel küsimusi, siis ole hea, pärast lisa veel siia chati. Aga kui sa ei ole kindel, et kust nüüd alustada või see asi tundub, et oh, seda infot on nii palju, ma ei tea, mida ma nüüd tegema pean, et ma ei jõua elu sees sellest läbi närida. jah, see aiandusteema on väga lai valdkond, seal on paljusid asju, paljusid nüansse, mida jälgida, aga kuskilt otsast tuleb minema hakata lihtsalt. Ja kui sa tahad nii-öelda kindlamini edasi liikuda, siis mul on sulle mitu erinevat pakkumist valmistatud, aga ma jagan sulle ka mõned lood teistelt aiaomanikelt, kuidas nemad on edasi läinud või kuidas nemad on oma tegemisi teinud ja kindlamal käel teinud. Ja Elina jagas meile ükskord sellist lugu, et liitusin Unistuste aiaklubiga kohe, kui Maria esimest videot nägin. Siis sain aru, et ta on parim õpetaja. Just selged ja praktilised Palusalu aias tehtud videokoolitused meeldisid väga. Imelised lillede taimekooslused, praktiliste ja aiatöid kordades efektiivsemaks muutvad töövõtete videod, kus kaasaegsete aiatööriistade kasutamise ja hooldamise videod, kõik see haaras ja inspireeris tohutult. Oma aeda olin juba 20 aastat hooldanud ja enda arvates ka väga efektiivselt, aga kui võtsin kasutusele püsikute sirbi, Šveitsi hargi, peenraserva lõikuri, pika varrega kultivaator kõbla, oi kui see hakkas lausa lendama ja sain töötada ilma küürutamata. Muutunud on aia hooldamine ning muru niitmine, need võtavad tänu läbimõeldud tegevusele vähem aega ning muidugi on Maria ja kogu meeskond alati nii positiivne, abivalmis, sõbralik, tundub, et Eestimaa aiad on võimalik kauniks teha. Tänan Unistuste aiaklubi tiimi, Elina. Siis Külli jagas, et olen sinu koolitustelt saanud palju inspiratsiooni, õpetusi ja ideid ja minu silmapaistvad lillepeenrad on juba käeulatuses. Aitäh sulle ning rõõmu ja jaksu sel teel. Anu kirjutas, nüüd kui pea aastake Unistuste aiaklubis oldud, on mul püsiumbrohuvaba istutusala rajatud, teine tegemisel. Tegelen praegu kaevamisega. Kui ma tean täpselt, mida ja kuidas teha, on see nii lihtne ja meeldiv tegevus. Tänu teile, aitäh kogu tiimile, eriti Mariale, nii sisukate koolituste eest. Tänu Maria Palusalule suudavad kõik oma unistuste aia teha. Nii, kas see inspireerib sind? Kas sinul oleks ka nii-öelda lihtsam teha, kui sul keegi hoiab natukene kätt ja aitab suunda hoida. Ja siin ka mõned pildid klubi liikmetelt, kes on juba teinud oma aias muutusi, kes on oma unistuste aia poole teel, kus on juba näha, et need servakraavid on olemas, taimed on istutusala peal, juba tekib seda õitsemise lopsakust, on mingid kordused peenrale tekkinud. Siis üks suurem aed, Kadri aed, see on nüüd Pärnumaal, kus Kadri on ka teinud samm-sammult, ta alustas minu meelest selle terrassipeenraga ja läinud järjest kaugemale, ehk siis kujundanud oma aia ära. Ehk siis, kui sina oled ka valmis viima oma aia uuele tasemele,
Ja kui sa oled valmis oma aia heaks, siis nagu fokusseeritult, noh, teatud asjadest alustades oma aega suunama nendele tegevustele, mis on vajalikud, energiat suunama sinna, et luua siis sellised tulemused, mis on sinu unistustes nii-öelda ja mida sa ka tegelikult väärid, et sa ei pea kogu aeg seal istuma peenrate vahel ja rohima, siis oled oodatud Unistuste Aia klubisse. See on selline veebipõhine liikmesus, kus meil on hästi palju ette salvestatud koolitusi, videoid, mida sa saad kohe vaadata ja läbima asuda. Pluss siis see ei ole ainult koolitused, vaid sa saad tulla ka küsimuste kõnele küsima oma aia küsimusi. Meil on ka nii-öelda eesmärgikõned iga 2 nädala tagant koos Maigritiga, kus te panete oma aia eesmärgid paika, et millega nüüd järgmise 2 nädala jooksul tegeleda. Ühisvaatamised ehk siis vaatate koos koolitusi, kõik see on veebi vahendusel, kuhugi kohale tulema ei pea. Seal on taimenimekirju, igasuguseid erinevaid boonuseid. Seal on ka eksperdivideosid. Meil käis märtsis või oli veebruaris, käis Tiiu Annuk pidamas loengut taimehaiguste kohta, aga see on sul täiesti vaatamiseks seal üleval, saad kohe seda läbida, et praegu see on hästi aktuaalne teema, mida tasub vaadata. Ühisüritused on, et selline tore koht. Ja kellele see klubi sobib? See sobibki sulle, kui sa tahad oma aeda paremaks muuta, aga sa ei taha teha juhuslikke otsuseid ja sa ei taha nii-öelda ise leiutada. Kui sa tahad vähem segadust ja rohkem selgust, loomulikult sa pead tulema ka küsima, et mis sul see probleem siis praegu on ja kuidas me saame seda nii-öelda fokusseeritumaks, kuidas me saame seda selgemaks. Ja kui sa tahad vältida kulukaid vigu, sa soovid, et su aed oleks ilusam, et su aed oleks lihtsamini hooldatav, siis praegu ma panen välja sulle ühe aasta liikmesuse, ehk siis liitumine 9 aastaks. Ja see on siis inimesele, kes soovib oma aeda teadlikult arendada, samm-sammult edasi liikuda. Seal ei ole mingisugust konkreetset kiiret ajakava, vaid igaüks saab omas tempos teha, kes läheb kiiremini, kes läheb aeglasemalt, et ei ole niimoodi, et ma vitsaga seisan taga ja vaatan, et sul oleks kõik peatükid tehtud, seda mitte, et igaüks omas tempos teeb. Ja seal sa saad tuge terveks aastaks, kui sa tuled siis aastamaksega, praktilisi juhiseid oma aia arendamiseks, sa saad selgust, millele keskenduda üldse, sa saad kindlust, et sa liigud õiges suunas ja motivatsiooni oma aias päriselt edasi minna. Ja aastamaksega tulevad kaasa ka kasulikud boonused. Ja boonused on siis sellised, et sul on võimalus tulla ühele praktilisele umbrohuvaba istutusala rajamise koolitusele. Meil on üks toimumas maikuus juba ja teine on siis septembris. Maikuu koolitus toimub Tartumaal ja septembris toimub kuskil Harjumaal. Siis on sul võimalus saada osa Canva veebikoolitusest, kuidas oma aeda visualiseerida. See on selline koolitus, kus ma õpetan, kuidas siis aiaplaane Canvas saab joonistada. Siis lisaks sa saad tasuta pääsu Palusalu avatud aeda sellel hooajal, avatud aiapäevadel, et tulla inspiratsiooni koguma, et kohtuda teiste klubi liikmetega, et tulla natuke enda aiast välja ja vaadata, mis veel võimalik on. Siis ma saadan sulle pakiautomaati tööraamatu Naadimetsast paradiisiks. See on selline tööraamat, kus on sees abistavaid taimenimekirju oma taimede valikuks, aga ka teisi selliseid harjutusi, ülesandeid oma aia kujunduse paika saamiseks. Siis lisaks sa saad aiatööde aastakalendri digitaalsel kujul, kus on sees erinevad aiatööd erinevate kuude kaupa. Siis on siin boonuseks veel osalemine loomaaia visioonitahvel töötoas. See töötuba on sulle juba kohe läbimiseks valmis. Ja seal ma näitan, kuidas Canvas teha siis oma aia visioonitahvlit, mida seal arvestada, kuidas seda üles ehitada. Ja liituda saad siis aadressil www.palusaluaiad.ee/klubi.
ja mul on sulle ka üks kiireliituja boonus siia lisatud, ehk siis kui sa oled kiire otsustaja ja otsustad 24 tunni jooksul, siis aastamaksega me saadame sulle koju kulleriga ka Šveitsi hargi. Šveitsi hark on selline loom, kes aitab sul väga palju lihtsustada umbrohuvaba istutusala rajamist ja ilma küürutamata siis seda teha. Sa saad sellega seda mulda läbi sobrada, sa saad neid mättaid raputada. Ja see kiire liituja boonus tuleb siis kaasa, kui sa otsustad enne 22. aprilli, enne kella 1 päeval, siis on sul võimalik see Šveitsi hark ka endale veel lisaks aastamaksega saada. Nüüd kõigile, kes juba on näiteks Unistuste Aia klubis kuumaksega, siis see pakkumine kehtib ka teile, ehk siis kui sa tahad muuta kuumakse aastamakseks, siis see on sul ka võimalik. Siis kui sa ei soovi terveks aastaks, siis meil on ka kuumaksega olemas, see on siis 37 eurot kuu ja seal on 4 boonust juures, on see, et sa saad külastada Palusalu aeda. Saad alla laadida endale tööühiku Minust kaunis aed, kus sa saad ka alustada ja panna paika need esimesed asjad, et kust alustada üldse oma aia kujundamist ja mis mõttetasandil nagu tuleks läbi mõelda. Siis saad kaasa tulpide meelespea, ehk siis mida tulpide kasvatamisel meeles pidada, pluss siis ka tugevamad sordid ja aiavisioonitahvli veebitöötoast saad ka siis osa. Nii. Ja kolmas variant, kui sa ei taha seda kõike jama läbi teha, nii-öelda jama, sest et see võtab aega, see võtab kõik aega, ilma ajata ei saa. Ja siis, kui sa tahad kiirteed ja sa tahad homme hakata oma taimi istutama, piltlikult, jah, homme, siis võid kutsuda kohe ka meie tiimi enda aeda appi ja ma panin sulle pakkumise, 1 päeva pakkumise, kus me tuleme tiimiga appi, paneme asjad liikuma, tuleb 3-liikmeline tiim ja 1 päevaks ja see hind on siis 2500, sisaldab käibemaksu, et sel hooajal, jah, see keel läheb sõlme juba, sel hooajal on meil mõned kohad veel saadaval, nii et kui sa soovid, siis kas see on sul variandina siin üleval, anna lihtsalt teada ja saame leppida kokku järgmised sammud. Nii, ja nüüd ole hea, pane veel küsimused ja me jõuame kohe ka selle loosini ja aktiivse liikme väljakuulutamiseni. Ja Kata küsib siin vahepeal, et kas pakute ka ainult mentorlust ilma lisamaterjalita ja mis see maksab? Ja me pakume ka mentorlust ja me pakume ka, meil on ka sertifitseerimisprogrammid ja meil on erinevaid võimalusi. Aga siis sa peaksid, ole hea, kirjuta meile, et me saaksime läbi rääkida, et mis sa täpselt otsid ja siis me saame sulle pakkuda midagi, et mis sulle võiks sobida. Nii, ja meil on siis vaja teha üks väike loos ja välja anda esiteks Zoomis praegu otseosalejate vahel aktiivse osaleja auhind ja meil on ka väljakutse aktiivse osaleja auhind. Ja ma vaatan korra, enne kui me hakkame siin neid küsimusi läbi vaatama, ma annan kõigepealt aktiivse 5 minuti väljakutsel osaleja auhinna välja ja 5 minuti väljakutse osalejatest kõige aktiivsem oli Reelika Kaasik, nii et Reelikale palju-palju õnne. Sina oled võitnud siis 3 kuud liikmesust Unistuste Aia klubis. Palju-palju õnne Reelikale ja teeme ära ka siin otseosalejate vahel siis aktiivse osaleja loosi. Meil on 47 osalejat ja ma palun numbreid siis 1-47-ni ja teine auhind on siis siinsete otseosalejate vahel 1 kuud liikmesust Unistuste Aia klubis, mis läheb loosi. Nii, ja esimene number on 1, siis on 34, siis on 7 ja ma võtan 13. Nii, ma arvutan ära ja ole hea, kirjuta mulle ka siia chati praegu kas alt või ülevalt ja siis vaatame, mis siit tuleb.
nii, 1 + 34 jagame 7-ga, -13 ja tuli alt, ei oota, jah, alt on esimene. See on siis -7,1 ehk siis võtame 7, võtame alt. Ma vaatan kohe. nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 7 on Tea Heinaste. palju õnne Teale, sina oled võitnud 1 kuu Unistuste Aia klubis, nii et palju-palju õnne ja kõigile teistele, kellele loosiõnn ei naeratanud, siis ootame sind Unistuste Aia klubisse. mõtle, kas kiire liituja pakkumisega või kuumaksega või kuidas sulle paremini sobib ja ootan ka sinu küsimusi praegu siia chati. ja esimene küsimus on juba tulnud. mida teha Enelaga, mis lokkab, kas saab jätta ka osaliselt hekina või tuleb kõik välja juurida, kuidas? Enelaid on väga-väga palju erinevaid ja kui me räägime sellest, et mida teha mingi asjaga, siis me peame olema väga täpsed, et millise liigiga täpselt tegu on, et enelaid saab väga edukalt piirata, osad lähevad kiiremini edasi, osad ei lähe edasi. ehk siis alati on võimalik teda kuidagi piirata, kas siis kopa abil või siis käsitsi labide abil, see sõltub sellest, et kui suur ja mahukas see asi on. nii, ja ma vaatasin, et meil oli grupis oli ka veel mõned head küsimused, millele ma vastaksin korraks. nüüd ma võtsin ka endal siin ette. nii, üks hea küsimus oli see, et nopin, kaevan võililli ja naadi juuri, kas juured võib komposti panna? jah, umbrohujuured võib täiesti tavaliselt komposti panna, need kõdunevad seal ära. aga kui nüüd on see kompost, kui kompost on tehtud ilma neid komposteerimispõhimõtteid jälgimata, siis ei pruugi ka need ära komposteeruda, siis nad võivad seal ka kasvama hakata. selle komposteerimise kohta on meil Unistuste Aia klubis ka väga hea koolitus Reedalt, kes siis nagu selgitas, kuidas seda komposteerimist üldse teha. nii, siis oli küsimus, et püsilille peenrauude kohta rajamine, et praegune tuleb likvideerida, kas taimi mai alguses võib ümber istutada või peaks need vahepeal pottidesse panema, et öökülmi vältida? kui praegu pead likvideerima, siis kaevadki kõik välja ja istutad suvalisse kohta maha. noh, tavaliselt on see kuskil põlluservas, kus on ruumi, kus on seda kohta, kus saab maha panna, et mingisugust öökülma probleemi ei ole, välja arvatud juhul, kui see taim ise on külmaõrn, ehk siis noh, näiteks kui sa selle viltjas villülane, kui sa tema praegu välja kaevad, siis tema juurekava on sihuke noh, ütleme, et naljakas, et või siis näiteks, kui sa roosi praegu ümber istutad, siis need tuleks panna sul katteloori alla, et see öökülm liiga ei teeks, aga üldjuhul kõik talvekindlad korralikud püsikud a la floksid, pujengid, need võid välja kaevata, teise kohta istutada ja isegi ei ole mingit katteloori peale vaja panna. poti istutamist ma ilmtingimata ei soovita, sellepärast, et potis nad vajavad lisahoolt, vajavad kastmist, vajavad tähelepanu. et potti see ei anna nagu ilmtingimata. kui sul ei ole üldse ruumi ja sul on vaja potti istutada ja ma ei tea, kuhugi nad paigutada, kuhu sa istutada maha neid ei saa, siis jah, istuta potti, aga muul juhul ei ole vaja potti istutada midagi. nii, siis milliseid juuretõkkeid kasutada köögiviljaaias? vot see kangaste ja juuretõkke kangaste teema ongi see, et juuretõkkekangaid, geotekstiile me kasutamegi köögiviljaaias, me saame näiteks kurki kasvatada väga hästi geotekstiili peal. selleks on spetsiaalsed peenravaibad. ja ma soovitan selliseid peenravaipu, mis ei hargne, sest noh, kui sa tead, siis näiteks maasikakasvatusel on sellised peenravaibad, mis on justkui nagu risti-rästi sellisest
peenikestest plastikribadest nagu kokku pandud, jah, lõimitud, siis need hakkavad hargnema, aga on ka selliseid geotekstiile, mis ongi nagu selline kangas. Kui sa sinna augu sisse teed, siis ta ei hargne lihtsalt kuhugi laiali, et pigem kasutada selliseid. Roosi ümberistutamisel siis tuleks ära oodata öökülmade möödumine. Ei, absoluutselt, seda ei tohi ära oodata, sest et siis sa oled hiljaks jäänud. Roos tuleb teha ära esimesel võimalusel, kui maa on sulanud ja oluline on siis juurte tagasilõikus ja pealsete tagasilõikus, need kaks asja. Ja see öökülmade eest siis kaitse. Kindlasti ka väetamist ei tohi teha talle, kui ta on ümber istutatud niimoodi. Nii, kas on sul veel küsimusi ja ma ootan ka rõõmuga sinu ühte kaasavõttu tänaselt webinarilt. Kirjuta see ka siia chati, siis ma loen need ette ja teistel on ka pärast salvestusest hea neid enda jaoks kaasa võtta. Nii, ole hea, kui sul on veel küsimusi või siis pane oma üks kaasavõtt tänaselt webinarilt. Ma loen seda väga suure hea meelega. Soovi istutada kontpuuhekki, kuna sordivalikuid on palju, siis mida soovitad? Üldiselt kontpuud ma soovitan ainult vabakujulise hekina, kindlasti mitte põetud hekina, sellest ei tule midagi head. Ja kui ma soovitan, siis Siberi kontpuu äkki Elegantissima on, ütleme, suht ainuke, kes on Eestis täiesti külmakindel. Teised uued uhked sordid, need on kõik siuksed, ma vaatan korra, Kornus. Teised on siis külmaõrnad, ehk siis otsad külmuvad neil ära. Sibirika ja Elegantissima peaks olema see, mis on jah, Elegantissima on see valge kirju lehega. See on ka tugev. Aga praegu peast mul ei tule praegu pähe see, mis see teine võiks olla. Lihtsalt punase oksaga ja on ka tugev. Nii. Õiged taimed, mitte suvalised poest, mis meeldivad ja istutusplaan, see on midagi, mida ma ise pean tegema, et ei võta suvalisi taimi ja ei istuta neid lambist, arvates, et kindlasti saab ilus. Just. Kindlasti palju kindlamini saab ilus, kui sa võtad selle aja, võtad paberi, kas või valge tavalise A4 paberi ja joonistad nüüd oma istutusala piirid siia peale ja siis hakkad nagu läbi mõtlema. Palun suunist kompostikasti rajamiseks, kust leiab info? Kompostikoolitus on meil Unistuste aiaklubis olemas koolitusena. Eraldi kompostikasti rajamiseks või kasti ehitamiseks juhendeid ei ole, aga kasti nagu komposti ülesehituse koolitus on olemas Unistuste aiaklubis. Nii, aga ole hea, jaga veel oma kaasavõttu, jah, või tagasisidet tänasele webinarile ja ma loen teistele ka siin veel mõned asjad ette. Kuju ja paigutus, oluline just ka niitmise juures, et ei tekitaks suuremat peavalu sellega. Just, väga hästi. Suurepärane. Kvaliteet tööriistaga on lausa lust töötada, eriti Šveitsi hargiga. Just, aitäh. Aitäh, kasutan pidevalt 5 minuti väljakutset ja olen oma aias palju korda jõudnud teha. Asendamatud on teie käest soetatud tööriistad. Aitäh, Ülle, sulle. Nii, kas tuleb üks kaasavõtt veel, siis tõmbame tänaseks otsad kokku, saate minna oma aiatoimetusi tegema või mis iganes teil parasjagu plaanis ette näeb. Hammusta suured tööd juppideks, ära tee korraga, et end oimetuks töötada. Suurepärane. Nii et hammustage oma tööd juppideks ja tänaseks ma sellega lõpetan. Nii et ilusat kevadet kõigile ja head uut aiahooaega ja tegutsemist aias. Näeme siis kas Unistuste aiaklubis või kuskil mujal järgmisel ajal. Tšau!